Nii, kus me eelmine kord pooleli jäime? Me pidime arutama selle üle, mida me eesseisva nädalaga teeme ja siis kokku võtame. Ja sai üht-teist tehtud. Aga sai ka mingi teema püsti pandud, et räägime veest. Jah. Ja. Aga alustame sellest, et Madis räägib, mis ta teinud on. Jah, ma olen kirjutanud raamatut. Alati on juba väljas. Natuke on veel uut sisu lisada, aga seda uut on vähe, aga peamiselt on täiendamine ja parandamine. Ja annan erinevatele sõpradele lugeda, et tagasi võtta. Siin tuleb see vist päris mahukas. Praegu on 63 000 sõna. Rohkem õppida ei muuta. Ma arvan, nii ta umbes jääb. Jah, ega see teosed väga pikad ei saagi olla. Saab ka vähemaga ära öelda sinna sõnumi. No ma arvan, et see on piisavalt pikk, jah. Et suke inspireeriv lugu illu elust teha. Kõigist sellest, mis ma olen õppinud. Ja üritan, ma arvan, et seal ongi hästi lihtsalt asjad lahti võetud. Kui keegi seda loeb, siis tal tekib mingi äratundmine. Äratab üles kohe, et tekitab küsimus, et mis maailmas on tõesti mingid asjad nagu paigast ära veidi. Jah, et sa oled nagu lahti võtnud väikestelt osadeks ja näiteks muidu nende jaoks on keeruline. No tegelikult mullegi vahest mõned asjad on keerulised, et keegi seletab lahti. Jah. Ma arvan, su raamat kindlasti palju aitab. Jaa, ma arvan, et on palju potentsiaali. Ja mis ma veel, eks ma õppisin viiulit ja oli meisterklass vene professionaaliga, sain isiklikku juhendamist ja oskused arenesid. Mis ta sulle õpetas siis veel? No, mängisin üht lugu ja ta juhendas. Aitas mul tehnikat paremaks saada. Kuidas käed peavad olema ja pinged ei oleks ja hääl oleks ilus ja väga mõnus oli. Ja seal oli, ma rääkisin varem ka, et seal ma kohtasin 17-aastast noormees, kes rääkis kuidas käib kord kuus ainult arvutis ja suurem osa veedab metsas, looduses, hästi palju matkab ja päris lahe oli kuulata seda. Mediteerimise kokku puutunud ja Tiibeti munk käinud külas ja õpetanud talle, kuidas aurasid näha ja väga huvitav. Üsna sügav isiksus, jah. Väga hea on näha selliseid noori, kes puutuvad järjest rohkem kokku selle teistsuguse maailmaga. Jah, ta rääkis, et teised eakaaslased on põhiliselt arvuti ees kuskil omas maailmas ja et nad ei näe reaalselt maailma. Ma panin tähele seda, et need, kes on looduses, nendel on nagu automaatselt tuleb see tarkus pähe. Nii huvitavat juttu rääkis. Aga need, kes on siin tavakeskkonnas, siin linnas ja arvutis ja näevad ainult mingit teatud osa maailmast, need on nagu kinni. Kusjuures ma täna hommikul käisin kodus köögis ja siis siin, kus mu pere elab. Ja vaatasin laua peal mingit apteegi reklaami. Südame apteek. Seal oli igasugused tooted ilusa kirjeldusega. Seal on nendel all on ka juures, et sinu tervis on meie südameasi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav, kui nad raha üldse nagu ei saaks enam sellest. Et nagu maailmas polegi seda raha vaja enam, et kõigil on see olemas, et huvitav, kas see tervis on siis ka nende südamasi. Kindlasti on. Jah, et kas siis nad nagu kas neil oleks pointi jätkata oma tegevust või
siis nad hakkavad pigem vaatama, et kas sellest on üldse tolku midagi. Kui ei tehta asju raha pärast, siis ju peavad hakkama nagu sügavamalt mõtlema, mis see tegelikult toimib üldse. Ja võib-olla siis nad lähevad kaasa, see on üks võimaluseks. Lähevad kaasa, hakkavad seal mingi ravimtaimi kasutama rohkem, hakkavad müüma mingid teesid ja segusid ja kaovad ära need nii-öelda purgi ravimid, tabletid igasugused. Aga teine asi on see, et nagu praegugi on näha, et tulevad jälle igasugused filmid ja muud asjad, mis nagu just söövitavad inimeste mõtlemist just selle vana asjaga, et see on ikka õige ja tehke ka seda. Et kui midagi on viga, siis tuleb sinna pöörduda. Et eks see ole selline nii-öelda vasturünnak nende poolt. Et jääks ikka see vana asi püsima. Noh, praeguses süsteemis küll. Aga ma arvan, see fundament on juba nii ära mädanenud, et see juba teada, et mis hakkab juhtuma. Ära küll, jah. Aga miks sa vee kohta tahtad rääkida? Noh, seal on tegelikult väga palju rääkida. Vesi on mõnus. Ma mäletan kunagi, ma olin väike, siis vesi oli kraanivesi. Tulin koju, oli janu, siis läksin kraani alla ja jõin seda vett. Ja januga lausa. Täpselt sama, iga kord, kui ma hommikul ärkasin, nagu täiega, see oli parim asi üldse. Ei saanud kunagi hommikul alustada, kui ma seleta. Huvitav, miks me siis hommikul nii kuivanud oleme? Jaa, nüüd ma tõusin üles, ma nagu ei tahagi juua väga. Nii, aga vee kohta siis. Tol ajal võib-olla oli kraanivesi ka parema kvaliteediga, kui on see nüüd. Kuigi fakte mul ei ole. Siis see tundub vähemalt niimoodi, kuidas ma nüüd reageerin sellele kraaniveele. Nagu üldse ei taha seda juua. Piirkond oled vahetanud ka? Nojah, tol ajal oli Keskpuni, nüüd on Mustamäe. Mustamäe vesi on üsna kehv küll, jah. Ma õigus elasin, siis seal tuli päris korralikult jama. Destillaatoriga on hea seda kontrollida. Oli sul ühikas ka destillaator või? Jaa, see on pikka aega oli, jah. Ja iga kord, kui sealt vesi tuli seest välja, siis põhja jäi suur oranž kiht küll, jah. Väga paks. Aga kui ka Rakveres proovisin enda kodu juures, siis ei olnud eriti midagi, nii et Mustamäel oli palju halvemisi. Mustamäe, jah, täpselt. Just maakohtades on vesi palju kvaliteetsem. Selles suhtes, et linnades on hästi pikad torusõlmed, igat pidi nad jooksevad. Ma ei kujuta ette, mis see kõik on. Ma ka mitte. Aga see, ma ei tea, mis tegelikult on. Aga see, mis jääb sinna destillaatori põhja, see on jah, üsna alles eile. Mul tuli sealt seina küljest katlakivi lahti ja siis ma võtsingi selle käe ja sihukene nagu plaat oli. Ja ma mõtlengi, et see on 3 nädalaga tekkinud see katlakivi sinna. Nii paks, et ta lõpuks tuleb ära sinna seentele. Ja siis ma võtsin seda käega ja mõtlen, et kui ma nüüd kuu aega joon seda kraanivett, mis mu sisse siis jääb. See on asi, mida tasub mõelda oma tervise nimel. Jaa. Ja see ega mitte enda põhja jääb, see on selline lõga nagu mingisugune muda oleks seal. Ja et need ongi need hüvinid ja igast mineraalid, mida kehal pole vaja tegelikult. Veepuhastusprotsessides saadud. Mineraalidel kõlavad paremini. Mineraal on ka mitu sorti. Nii, seda muidugi. Aga seal on muid kemikaale. See ongi kõige hullem. Metall, jah. Raske metall. Aga räägi, miks sa üldse selle destillaatori ostsid kunagi? Sellepärast, et ma olingi seal Mustamäe ühiks. Lähtin puhtamalt vett saada. Ja algul ma uurisin neid filtreid ka, aga ma ei saanud aru, et see on nagu, kuidas see on, 2 päeva tagasi, 3 päeva tagasi, 4 päeva tagasi, 5 päeva tagasi, 6 päeva tagasi, 7 päeva tagasi, 8 päeva tagasi, 9 päeva tagasi, 10 päeva tagasi, 11 päeva tagasi, 12 päeva tagasi, 13 päeva tagasi, 14 päeva tagasi, 15 päeva tagasi, 16 päeva tagasi, 17 päeva tagasi, 18 päeva tagasi, 19 päeva tagasi, 20 päeva tagasi, 21 päeva tagasi, 22 päeva tagasi, 23 päeva tagasi, 24 päeva tagasi, 25 päeva tagasi, 26 päeva tagasi, 27 päeva tagasi, 28 päeva tagasi, 29 päeva tagasi, 30 päeva tagasi, 31 päeva tagasi, 32 päeva tagasi, 33 päeva tagasi, 34 päeva tagasi, 35 päeva tagasi, 36 päeva tagasi, 37 päeva tagasi, 38 päeva tagasi, 39 päeva tagasi, 40 päeva tagasi, 41 päeva tagasi, 42 päeva tagasi, 43 päeva tagasi, 44 päeva tagasi,
kunagi mul oligi mingi Brita filter, aga ma sain üsna pea aru, et tegelikult see ei tee nagu midagi. Ma ei saanudki aru, mis point seal on. See on nagu lihtsalt, et nagu uskumisega rohkem. Mul oli ka kusjuures samamoodi, et ma kasutasin mingisugust filtrit, aga samas ma ei tea, mis seal filtri sees on. Mingisugune valge soolaadne asi, aga mis asi see on, mida see veele teed, kuidas see mu kehale mõjub. Ma ei tea ju. Ja, ma ükskord hakkasin nagu uurima. Ma arvan, siis, kui ma avastasin paastumise ja paljudest paastumisega seotud raamatutes oli mainitud destilleeritud vett, et see on kõige puhtam ja siis ma hakkasin uurima rohkem netist ka. Ja selgus, et paljud toortoitlased joovad destilleeritud vett ja soovitavad seda kõige rohkem. Ja siis ma leidsin selle lehekülje parimvesi.ee, siis see tundus üsna mõistlik vett. Et see on, siuke algne investeering, aga samas hoiad nii palju kokku, et sa ei pea näiteks mingi pudeli vett ostma poest, ma ei tea, mis võib olla lihtsalt tavaline kraani. Läbi mingi filtri lastud. Algul oli vaja harjuda küll, et ebatavaline maitse sellel. Ma ei tea, päris kaanida pole siiamaani suutnud. See on pigem natuke nagu vähem võtan seda. Et rohkem tuleb puuviljadest, jah? Ma olen küll, jah. Ega mul oli ka, kui ma olin melonite peal pikka aega. Ega ma vett ei joonudki. Melonid oli põhiline asi. Keha oli nii vett täislikult. Lisavett polnud vaja. Eks selle juures on ka erinevad arvamusi. Oleneb ilmselt olukorrast. Mõni on tähele pannud, et rohkem vett juua, et siis midagi liigub paremini seal. Poolestikud ja mess. Et kõht käib paremini läbi. See ongi tegelikult see, et mida rohkem me vett joome ja kui ei jõua keha seda ära eemaldada läbi tavalise urineerimise, siis hakkab see mujalt välja tulema. Keha muutub liiga vesiseks, veri muutub liiga vesiseks. No need, kes on tavatoidu peal, peavad eriti palju tegelikult jooma seda. Eriti nagu proovitatud enne söökimist. Ma ei tea, kui mingi kuiv mass lihtsalt jõuab makku, kus vedelikku ei ole, siis ma ei tea, kuidas seedimisel mõjub. Nad ise ei oska korda, sest nad on kogu aeg sellega harjunud, aga see väga tõhus ei tundu olevat. Ja see toit jääb ka nende soolestikku päris kauaks seisma. Ja lisaks sellele, et ei ole nende kavas ei ole nagu eriti või menüüs ei ole palju kiudaineid, siis need lihtsalt istuvad siis imestavad, miks kõhu kinnisel on. Ma ei tea, ostavad mingid kõhu kinnisele vastuseid ravimid. Jah, ei olda teadlikud teistest võimalustest. Nad võiks proovida süüa ühe meloni ära näiteks, siis hakkab kohe kõht läbi käima. Või 2 meloni. No, siis lähebki kõht lahti ja siis läheb mingi kuulu jutt levima, et tekitki kõhu lahti. Arbuus on paha asi. Ma ei saa seda arbuusi lõiku võtta, mul läheb kõht lahti kohe. Aga see on nagu huvitav küsimus, et miks ta läheb? Seda nagu ei küsitagi. Et on normaalne, kui on kõht kinni ja üks korda 2 päeva jooksul tehakse poti peal. Kui sedagi. Jah, meil käib nädalas 1 korra. Karm. Ja süüakse 3 korda päevas. Jaa, aga põhiline toit ongi vaata inimesel. Meil olin sünnipäeval ka, siis seal liha ja sai ja kartulit ja korralik huvimott. Ja rasva hästi palju on, see on nagu tüüpiline. Nagu iga toit on tehtud mingi rasvaga, et kõik on nii õline. Selle peal nagu ei mõelda, et palju see kõik kokku teeb. See rasv. See ongi nagu põhiline kuivati.
tõmbab veest nii tühjaks keha. Miks rasva ei soovitata kallata kraanikausti? Torud ära tungema. No. Aga mis ta meie kehas teeb? Kas ei või olla, et ta teeb sama asja? Ma ei tea, jah. Eeldatakse, et keha saab kuidagi kõigega hakkama. No ma arvan, selle peale ei mõeldagi selliselt, nagu lapsest peale niimoodi olnud. Ja siuke see elu on. Võid süüa kõike ja lihtsalt pead jälgima, et liiga paksuks ei läheks. Ja kui paksuks läheks, siis pole ka kõige hullem. Siis on lihtsalt pead sarnaselt sõbrad leidma, kes on ka paksuks. Jah, siis on kõik rahul. Jah. See ongi nagu tänapäeva norm, see suur ülekaalulisus. Need kõhnematele vaadatakse nagu otsa. Mis sul viga on. Peaksid rohkem sööma. Nõrk oled. Sinu kulul tehti ka palju nalja, kui ma alustasin selle toortoitimisega. Siis ma läksin ikka päris madalana. Päris vähe kaalusin. Alla 60 isegi vahepeal. Nüüd on olnud pikka aega stabiilne ja enam nagu keegi ei viitsa midagi. Kõik on nagu ära unustanud selle asja. See on huvitav, et mis muutus kehas toimus. Järsku nagu. See oli jah huvitav. Ma kaalusin kuskil mingi periood 86 kilo ja siis läks aasta 2 mööda, olin 56 kilo ja siis läksin 70 peale jälle. Ja nüüd olen seal 65 ja 70 vahel. Polegi ennast kaalunud tükk aega. Ilmselt said siis soolest palju puhtamaks. Toidukogused nagu ei muutunud vist, jah? Ei, väga ei muutunud, jah. Lihtsalt nüüd on niimoodi, et ma söön vähem. Vahest ma söön ainult õhku. Ja on ka neid päevi, kus miks ei söö. Ja sellest ei ole nagu midagi, et nüüd isegi pole siukest nälga nagu kunagi oli. Et kõht valutab sellepärast, et tahaks süüa midagi täiega. Nüüd on lihtsalt nagu kui on kõht tühis, ma tunnen, et keha puhkab täiega. Ei ole nagu siukest asja, et nüüd tahan täiega süüa. Muidu söön ära. Ilmselt vähem igasugused elukaid ka kehas siis küsivad seda toitu. Siis imestan, et kui kuskil peol on näiteks, tuuakse liha ahjust välja. Ja ma juba kaugelt tunnen, et mingi laiba lõhn on, mingi roiskunud lõhn on. Mul endal hakkab vastu, mul on see on vist eluaega hakanud. Siis ma küsin, et miks see ainult minuga juhul. Kuidas see inimesi isutab? Kas see on tõesti inimkeha vajadus või see on mingite parasiitide vajadus? See on kaaperdanud meie meeled ja meie aju ja saadavad neid petta signaale. Jah, sest kõik, mis läheb verre, saab mõjutada meie emotsioone ja tundeid. Tasubki küsida, kas ma olen nüüd tugevam mingisuguse kuusis ja mis minust tugevam. Ja kunagi oli küll, et mul oli ka 2 päeva oli kõht lahti ja selgi lõpuks tuli mingisuguse tusse välja. Et ei olnud kõige ilusam vaatepilt, aga kuidagi nad tulid välja saada. See oli siis, kui kõht meil oli või? See oli jah siis. Et see oligi nagu üks mingi murdepunktidest, jah? Ma arvan küll, jah. Et siis ma nägin, et mis mu sees on tegelikult, mis mu sees välja tuleb. Ja need ei olnud mingid pikad ussid, mingid poamaad ei olnud. Väiksed ja surmad olid juba. Et vaatati see keskkond, mis minu kehas muutus, see juba hävitanud ära. Ei saanud teha mingisuguseid rasvaseid kõike ja mingisuguseid, mis jäävad kehasse pikaks ajaks ja tekitavad selle keskkonna, kus saavad parasiidid elutsema hakata. Jah, just nimelt need ründavad meid, tulevad meie kehasse ainult siis, kui me ise lubame oma elustiiliga. Kui meil anname neile tublisti süüa. Siis tuleb iga koer küll. Jah, Rootsi laut nii-öelda. See ongi üks väga põhilisi kohti, millest peab aru saama. Sellest vahest aru saama, miks need bakterid nii palju inimesi häirivad, et mis teema nendega on.
mitte nad ei tule meie kehasse niisama lihtsalt, et nagu loodus tahaks meid tappa, aga nad tulevad sööma ja tulevad puhastama ja. Ja me ise tekitame selle keskkonna. Oleme sellega nõus nii-öelda. Jah, inimene saab meelelisi naudinguid ja emad saavad ka. See on nagu ilge diil. Jah, sümbioos nagu. Selles suhtes küll, jah. Kuigi inimene saab väga palju kahju ka sama aeg. Aga vähemalt on tal kaits. Et vahest võidki seda nagu võrrelda ka narkomaaniaga. Et vahest asjad võivad käest ära minna. Meie kehas toimuvad sellised protsessid, mis ongi võrdelised narkouimaga. Me tahame veel ja järgmine päev uuesti. Paljud inimesed on narkomaanid. Kui ma käin poodides, ma vaatan, mida inimesed ostavad ja neil on täitsa narkomaani näod peal. Nagu, et mul on seda vaja täiega. Jah, et kuidagi ennast toimestada. Argipäeva elust nagu põgeneda. Parasiididega jagada oma halbu emotsioone. Jaanika tahab ka meiega midagi jagada. Jaanika kirjutab, et kui sööme seda tavatoitu, mis kauaks ajaks organismi jääb, siis hakkab see sees nagu kompostihunnik kuumama ja mädanema. Ja see tõmbab usse ja parasiite ligi. Ja ma ise ka mäletan, kui ma olen söönud asju, mis on töödeldud täiega, mis keha läheb hästi kuumaks ja hoopis teine tunne on. Kõhtu tuleb siuke täis tunne ja siis toimuvad igas protsessi. Kunagi ma mäletan siin praegartööd ja siis mul oli veel liha, juust oli veel peale pandud ja ma sõin seda ja siis õhtul mingi kell 8. Ja hommikul, kui ma äksin, siis oli veel tunne, et ikka veel kõhus ja sükene vastistunne. Aga siis mõtlesin, et see on okei. Ei peab see olema. Jah, see ongi niimoodi. Üks sugulastele ja pereliikmetele tahaks ka nii väga rääkida sellest mõnusaid võimalusi. Puhtam toitumine ja toortoitumine toob ja millistest asjadest on võimalik vabaneda, aga nii raske on nagu veenda, kui keegi neist ei ole seda kogenud. See tundub nagu utoopia nende jaoks. Aga ainult siis, kui sa esimest korda, kui sa lõpuks koged seda teist tunnet, et ei peagi olema nii kräpp tunne kogu aeg, väsinud. Siis lihtsalt klõps käib ära. Siis saab aru lõpuks. Näed, ongi imelik maailm. Polegi see, millest me räägime. Ma veel mäletan eelmine aasta, kui ma mingi periood siin veel töödetud asju. Ja hommikul läksin tööle. Ja bussis hakkasin nagu magama jääma täiega pütsisin nagu. Aga nüüd ei ole sükst asja. Ma lihtsalt olen bussis, vaatan õue, vaatan ringi, vaatan inimesi. Ja ei ole üldse nagu mingit väsimist või midagi. Et mina olen sealt järeldust teinud, et kõik algab nagu toitumisest, mis nende sisse paneb, mis meie soolestikus on, kuidas me selle välja peseme, kuidas see neist välja tuleb ja mis järele jääb. Kõik see on seotud oma vahel. Soolestik on tervis, kõige tähtsam vahel. Jah. Mõtle, kui suure pindalad on need jahast võtab tegelikult. Jah, ja ma just lugesin, et neid mikroobe on kõiki neid baktereid, mis meie kehas on ja eriti soolestikud. Neid on 10 korda rohkem kui meie inimrakke. See on nagu päris. Ehk siis me oleme tegelikult rohkem need bakterid, kui me oleme inimesed. Terve uus tsivilisatsioon on meie sees. Jah. See on tõesti siuke huvitav fakt, mis peaks nagu mõtlema panema. Et mis olukorras need seal on ja mida nad seal teevad. Ja kas tasub kõike nii puhtana hoida, et
igale poole kemikaale panna ja karta neid baktereid, keelata lapsi mullaga mängimist. See on võimane, jah. Inimesed tahavad loomulikus keskkonnas põgeneda kuidagi. Mõtlevad, et on targemad ja püsivad tervemad. Ma ei tea. Võib-olla lihtsalt õpetatakse, lollitatakse. Võib-olla nad ise ei usu seda. Aga jah, mida kaugemale lootus minna, seda allapoole me läheme. Jaa. Ega vähesed usuvad iseennast ja oma tundeid ja mis oleks nagu loogiline. Just usutakse seda, et loetakse ühte artiklit kuskil internetis ja kohe ollakse kõige targemad selles valdkonnas. Luuakse kohe näiteks üks artikkel, mida loeti ja hakatakse vaidlema. See on nagu tüüpiline tegevus, mida tehakse. No, teadmised loovad mingisuguse identiteedi. Midagi on, mida nagu kaitsta. Aga eks see kuskilt algab. Algul peab lugema selle esimese artikli läbi. Arvata, et nüüd on kõik selge ja siis saatad järgmise otsa ja siis see lükkab jälle midagi ümber ja teekond läheb. Kui inimene avab läheb edasi. Piisavalt motivatsiooni on. Aga jätkame teie juttu. See on niisugune huvitav teema. No miks sa kohta oled veel uurinud? Ma olen aastaid juba uurinud. Kunagi ma alustasin, siis mul jäi ette see, paljud on kindlasti kursis selle Emotole. Masuro Emoto töös. Kes on uurinud, et on seda sõnadega meie anumate peale kleepinud nii-öelda sõnad, mis tekitavad erinevaid emotsioone, kui välja öelda. Ja siis pannud vee seisma ja siis ära külmutanud need. Ja siis võrrelnud veekristalle, mis tekivad. Ja see erinevus on väga, väga suur. Armastusel on niisugune nagu ideaalne vorm ja vihkamisel on, sa ei saagi aru, mis asi see on. See on nii moondunud lihtsalt. Ja ka söögiga pandud sööki seisma ka samade emotsioonidega. Ja siis võrreldud seda nii-öelda kaketut kuu aja vältel ja poole aasta vältel, et mismoodi see muud, kuidas üks asi nagu elab läbi normaalse protsessi, aga teine läheb mädanema ja mis läheb käärima ja kogu see teema väga nagu huvitav. Kas sa oled ise ka seda katset teinud vee jäätamisega? Ei, ma ise ei ole teinud. Ma olen mõnikord mõelnud, et tegelikult võiks ju teha järgi. Võiks teha küll, jah. Ma ei tea, panna mingisuguse lause sinna vee sisse või lihtsalt öelda või ma ei tea, et võrrelda, et tõesti tekivad nagu näha, et erinevad kristallid saaksid näha seda põnevat. Näiteks mu sugulaste juures, kus talviti jäätuvad aknad ära vahest. Seal on ka hästi positiivne energia ja niisugused mõnusad inimesed. Ja alati on seal klaaside peal hästi ilusad sellised jääkujutised nagu lilled ja nagu loodus tantsiks akna peal, niisugune tunne hästi ilusa maalatud. Ja see ongi, kui näiteks niisugune asi oleks mõne perekonna akna peal, mis kogu aeg näägutavad üksteise kallal, et siis see ongi tavaline mingisugune, oleks tavaline jääklaas, mis ei paistaks läbi. Kaosi ühe sõnaga. Aga ma nagu mõtlesin selle katse peale, kas või riisiga teha näiteks, panna riislikku ja ka ühe asja peale ka armastusega suhtuda ja teise asja peale siis näiteks kleepida midagi negatiivset. Aga ma nagu ei suudagi nagu negatiivselt millestagi suhtuda, siis mul on nagu endale halb. Sellepärast nagu pole need katse teinud. Seda küll, jah. Lihtsalt, kuigi samas, vesi on ju see informatsiooni kandja.
et kui niimoodi võtta, siis ma ei tea, võib-olla sobib lihtsalt eksperimenteerimist. Kui sa seda enda kehasse nagu ei pane, lihtsalt salvestab selle energia, mis on. jah, see ongi, et mis stardipaugu sa sellele nii-öelda protsessile annad, kas see on positiivne või see on negatiivne. Kas see on õnnetu või õnnelik. Ja iga asjaga tegelikult isegi seadmetega ja kogu selle informatsiooni väljaga, mis ümber on, kõige saab nagu suhelda. Et mul on elus nagu väga vähe asju, mis on katki läinud. Ja on inimesi, kellel väga paljud asjad kogu aeg lähevad katki. Vaadates neid inimesi, näeme ka miks. Nad on nagu kaos ja pilved, et kogu aeg midagi toimub, kogu aeg on vaja midagi rääkida, kogu aeg on vaja töötada. Pidev kaos käib ja see tegeldab ka nende ümbrus. Ma ka, kui ma käin siin kodus, siis ma vaatan, et iga kord on nagu täpselt sama pilt kordub. Nagu täpselt sama film käiks. See on minu jaoks jumala ulme, nagu mõtlen, ma olen ulmefilmis. Et süksed, ma ei tea, iial ei väsita ära söödimisest väikeste asjade pärast. Ma ei tea, mul ei püsi meeles need ise asjad. Näha on, et nagu emotsioonid valitsevad inimesi, et ei olegi vahet, mille pärast nad nagu kaklevad. Lihtsalt leiavad selle põhjuse. Jah, nad lihtsalt tahavad kakelda. Neile, see tekitab küll stressi, aga samas neil ei teki seda mõtet, et kuule nagu aitab juba, et see on juba nagu aastaid kordunud, et ma ei taha ju tegelikult elu lõpuni niimoodi elada. Aga millegi pärast nad lihtsalt nagu nad elavad nagu ühes mingis filmijupis ja nad ei tajugi seda tervikpilti, et see on nagu pikemat aega kestnud või siis jätkub ka hiljem, kui midagi ei muuda. Nad lihtsalt nagu tundub nagu elaksid hetked, aga see on nagu teistmoodi. Ja, täpselt. Jaanika siin kirjutab ka vahepeal. Inimene ise koosneb ka 70–80% veest. Ja kui öelda inimesele positiivset sõnu, siis kohe meie sisemine vesi muutub kaunis. Aga kui negatiivseid sõnu öelda, siis vesi neis sellele reageerib ka kohe negatiivselt. Ja tegelikult see on ju loogiline. Kui enamus meist on vesi ja kui tehakse neid katseid, siis näitab selliseid asju, siis ka meie vastame samaga, meie keha välimus vastab samale. Mis energiaga vesi meis sees on? Jah, iga mõte loob meie reaalsuse ja ka keskkonna rakkusele. Sellest nad saavad jõudu. On tõesti huvitatud, kui vähem nagu sellest kõigest tegelikult teadlik olema. See film What the Bleep to be know on ja sellel teemal. See on üsna teadlikult ära seletatud. Jah. Teaduslikult. Seal on üks mingi mees, seda soovitan küll kõigile vaadata. See saladus ka. Näha, kuidas mõtled. Kuidas kõik mõjutab reaalselt. Jah, ongi see nii-öelda teadmine. Tunned, et midagi nii läheb, et siis tavaliselt läheb. Ja isegi siis, kui sa nagu ei taha, et midagi nii läheb, ka tavaliselt läheb. Ongi need tunded, millest sa mõtled, mida sa tunned, mida sa nagu ette kujutad, mida sa näed. Jah. Ja nii kahju on, et nii paljud nagu vaatavad, teadvustavad. Meil on nagu juba lihtsam jälgida kõrvalt, et näed, et ise oma mõtetega loota selle reaalsusega. Nad on veel mingisuguses udus, mis ei näe selgelt. Siis kannatavad. Samas on ju, kõik tundub nii lihtne, et
meil on kogu võim antud ja mitte miski ei saa meilt õnne ära võtta. meie ise saame. jah. See ongi elus üks huvitavamaid asju, et inimene nii võimas, et ta saab endalt kogu jõu ära võtta. See on põnev. Kõike nagu kogeda, mis ta tahab. Nagu Jumal saab omalt lihtsalt mõelda, et ta ei olegi Jumal, ta enam ei ole. Ja kui sa mõtled, et oled Jumal, siis ka elu hakkab näitama, hakkab kõike nii-öelda sinu süüks ajama, et sina oled selle kujundanud ja Jumal saab seda asja muuta. Et kogu vastutus tuleb sinu peale, su enda elu ees. Ja kui sa muudad seda, siis kõik hakkab palju lihtsamaks minema. Ja lõpuks tegelikult elu on tegelikult nii lihtne. Ongi. Kui sa ütled, jah, kui sa säilitad teadlikkust, siis ongi hästi lihtne. Kui sa suudad vaigistada oma meelt. Jah, aga tee selline on üsna raske vahest. Jah, ma kirjutasin oma raamatusse ka midagi sellist, et see teekond võib kesta väga palju aastaid, aga samas lõpuks avastad lihtsalt seda, et sa oled alati kohal olnud, et midagi olegi otsida. See on siuke lõputu rändamine, kuni saad aru, et pole enam vaja rännata. Aga kuidas tuua sellist teadvust meie maailma? Kuidas see nagu lihtsam, et esimene, mis sellest peab muutuma? Ma arvan, et kõigepealt peaks, kuna me oleme veeolendid, et siis peaks ikkagi veest alustama ja sellest, mis me enda sisse paneme. Isegi kui me jätkame oma vanu harjumusi, siis võiks ikkagi vesi olla see, mis oleks selleks stardijoone. Jaa, aga see eeldab, et inimene on kõigepealt avatud üldse, et ta ei ütle, et see on mingi mõtlik vast. Et kokkuvõttes ka kõik see, mida me valime söömist ja joomist, see kõik algab ju meie mõtlemisest kõigepealt, mis meie sisemaailmas toimub, valikud me teeme. Ja see ongi, inimesed on nagu kasvatanud endale mingisuguse paksu naha ümber, nagu kardaksid. Ma ei tea, kas kardavad haiget saada või mis see on? Seda ma olen kindlasti, hirmu. Jah. Ja samas siis ei saa ei saa olla haavatavad, aga samas nad ei saa olla ka õnnelikud. Kahepoolne asi. Kõigepealt tuleks nagu see paks nahk enda õnnelt ära saada. Ja hakata nagu endale ütlema, et võib-olla tõesti ma olen elanud kuskil udus, et võib-olla tõesti oleks nagu aeg hakata mõtlema teistmoodi ja midagi teist arvestama oma elus. Võib-olla tõesti mina olen selles süüdi või mis iganes seda ei ole. Jah, vastutab midagi. Võtma vastutab oma elu ees. Seda on üks suuri võtmeid, jah. Sellest kõik algabki. Kui sul on nagu tahe õppida ja areneda, sa oled avatud ja sa oled enda vastu aus. Ma arvan, et ise tunnen seda, et kui ma ennast armastan, siis see õppimine tuleb loomulikult, et ma tahan endale vigu tunnistada ja sellepärast, et ma tahangi õppida. Ja siis ma ei solvu nii hullult, et kui keegi ütleb midagi, teeb mingi märkuse või et aitab millestki nagu paremaks saada. Jah, ma ei tunne vajadust kaitsta, miks ma peaks, sest kaitsmine teeb minu endale haiget. Sellest ongi nagu point. Aga enamik inimesi, nad ei saa aru sellest, et kaitsmine teeb nende endale haiget. Nad mõtlevad, et nad kaitsevadki ennast, see nagu hoiab neid elus, aga ainult oma ego
seda identiteeti, mis on nagu loodud mingitest illusioonidest. Lihtsalt mingit silti põhimõtteliselt kaitsevad inimesed, aga oma heaolu ja õnne nad ei kaitsele. Nad ei ole õnnelikud. Jah, mul on ka kadunud ära see tahe midagi kaitsta, et kui keegi tahab vaielda, siis ta vaielgu ja lasta võiku, tundke siis sellest rõõmu. Mul nagu ei ole seda tahet, isegi siis, kui nad tõestavad, et mul on nagu, mul ei ole õigus. Ma tean, et minu puhul see asi töötab ja ma tunnen ennast hästi. Muud sul ei ole vaja. Jah. Mul on vaja enda tõestust, enda kindlustunnet. Aga mõtlesin, et võiks sellest ka rääkida, et kuidas nagu seda jalajälgi siin maailmas vähemaks muuta, väiksemaks muuta. Näiteks loomused söögid, inimesed ei mõtle, kui palju vett nende peale kulub just selle maa harimiseks ja loomade elus hoidmiseks, nende toitmiseks. Loomad on ka ju taimetoitlased tegelikult. Ja nemad tarbivad seda vett ja sööki. Nägid seda viimast uudist, mida ma jagasin vahepeal lihasööb kohta? Ei. See, Ameerikas toimus suur üritus, Super Bowl. See jah. Et mingi rekordarv, vaata kanatiibu, mis seal tarbitakse. Lihtsalt mingi, ma ei tea, mingi müügitööga lihtsalt, et seal on täpselt arvutatud, et kui nad söövad kanatiibu, siis palju õlut nad ostavad ja nad nagu teevad seal niimoodi paremaks. Kuna see on hästi, kõik see on hästi soolane ja vürtsikas, siis neil tekib see õlleisu ja nad joovad selle õlut peale ja niimoodi seal raha tiisub. Ja täpselt. Ja kuna see on suur uudis, siis kohe inimesi liitub sellega. Nad tahavad ka olla sellised nagu see uudis. Nad tahavad olla nii-öelda osa sellest uudisest. Ja mina olen ka selline, ma tarbin ka kanatiibu. Nad tahavad nagu tõestada ennast kellelegi. Aga see ongi huvitav, et nagu loomaliha ja kuidas see loomaliha on nagu tehtud. See ma huvitava pildi leidsin ka. Andmed siis, et kui palju vett kulub 1 kilo aine tootmiseks. Ja siin ongi näiteks lehmaliha, 1 kilo lehmaliha tootmiseks kulub 23 korda rohkem vett kui 1 kilo õunte tootmiseks. Ja kui sa hakkad mõtlema, kui palju seda loomaliha toodetakse, ja kui palju maad selle all on ja kui palju maad kannatab selle all, siis see on loomulik, et ei ole nagu jätkusuutlik tootmine. Et nii palju saaks muuta tegelikult, kui me lihtsalt jälgiks loodust ja neid loomulikke protsesse, mis on. No muidugi, kui on huvi ja austus looduse vastu. Jah. Nii vähesed on üldse kasvanud looduse juures, nii et raske on seda kontakti saavutada. Põhiliselt peab sellest ikka sellest suurest tegost vabanema, et ei oleks valite reaktsiooni, et mis lood, et ma tahan oma vana tiiba siin kokku. See on ju nii hea, see on jah. Jaa. Jah, mida ma arvan, et mida vähem seda töödeldud asja me oma kehesse paneme, mida rohkem hakkab meie närvisüsteem tööle. Hakkame nii-öelda mõtlema. Inimene näiteks joob destilleeritud vett ja järsku üks päev mõistab, et mul varem ei olnud sellised mõtted, nagu mul praegu on. Ta nagu areneb edasi sellega. Või siis just, et need asjad, mis takistavad seda edasi arenemast, need lühitakse kehast välja. Jaa. Ma ise kogesin ka seda, kuidas toortoitumine nii palju mu elu muutuma pani.
siis mu teadlikkus hakkaski arenema põhiliselt. Et see on ikka ulme. Praegu on loomulik, aga ikkagi toitumine mõjutab väga palju. Ma mäletan, kuidas mina, jah. Et hästi paljud inimesed nagu loevad isegi samu raamatuid või midagi, aga nad nagu ei saa kinni sealt nii. No ma mäletan, et kui ma olin mõned kuud juba põhiliselt kuuvilju söönud, siis ma võtsin mõned raamatud ette, üks Eckart Tolle kohalolek jõud. Ja ma kuidagi sain nii hästi aru nagu lõpuks. Ma kohe nagu tabasin selle, mis seal taga on. Võib-olla sellepärast, et ma hakkasin oma keha paremini kuulama ja mu intuitsioon nagu arenes. Et seda sisekeha nagu hakkasin tunnetama rohkem ja siis ma nagu saingi aru. Kogesin seda mingit tühjust. Ja siis on järsku mingi klõps käis peast läbi, et ma ei peagi nende mõtetega enam kaasa minema. Et nüüd võib selle kannatamise lõpetada ära. Pole enam vaja. Et ma leidsin selle, avastasin selle vaatleja endas ja sellest ajast peale ei olegi mul kunagi mingit depressiooni, sellist sarnast seisundit enam olnud. Emotsioonid on olnud, aga pole kunagi enam mingi paanikhoogu tekkinud, et nagu alati nagu tean, kus see tõeline kodu on. Jah. Ega mul endal ka filmidega, vaatan mingi filmi ja ma näen seal igast tähendusi. Ja igas asjas, raamatuses, mida suurem see teadus on, seda rohkem sa näed, mis on nagu peidetud on, mida seal on tahetud mõelda. Mida selle raamatud on tahetud öelda. Igal pool on ära peidetud igasuguseid tähendusi. Või kas ära peidetud, võib-olla just ära peidetud sellepärast, et nagu tavateadus ei suuda neid näha. Aga selles suhtes inimesed, kes on mõelnud nende asjade peale, loonud need filmid, need raamatud, nad on mõelnud palju kõrgemalt, palju suuremalt, palju kiiremini ja nad on lihtsalt kirja pandud oma nii-öelda tõekspidamised sinna. Et siis inimesed leiaks neid ja kasutaks neid oma elus, kui need neid teenivad. Jah, väga suureks abiks. Mis su lemmikfilm on? Lemmikfilm? Viimasel ajal on palju seda teadlikult vaadanud. Ikka veel vaatad seda? Vahetavaid ikka ja mul on ka plaanis. Ma pole seda veel valmis saanud, aga just hakata otsima tähendusi, selliseid killukesi, mis on ära peidetud sinna just tänapäeva elus. Kuidas see nagu, kõik see juhi teema on seal sees, julgus, tegutsemine ja kõik muud igasugused saladused ja tarkused. Et need tuua selges eesti keeles välja sealt filmist. Ja üldse paljudes filmides. Jaa, me võiks võtta igasugused või kas või lihtsalt, et arutada. Arutelud. Jah, täpselt. Need filme on päris palju, mis on tõesti maailma pilti muutvad. Just. Vahepeal vaatasin paar nädalat tagasi Robin Williamsi filmi nimega What Dreams May Come. Ja see oli väga lahe film astraalrändamisest. Sellega seotud teemast, et mis siis, kui inimene ära sureb ja mis reaalsust ta seal loob ja see on väga põnev. Ennast see teema oleks nagu palju huvitab viimasel ajal rändamine. Jah, on kus rännata. Jah, mul on täitsa mõte saanud see.
tehagi selline sari nimelt tähenduse otsijad näiteks. Või midagi sellist. Aga hea nimi. Jah. Ja ongi, võtame, et filmi, kas sina vahet ei ole. Ja otsimegi igalt poolt. Kõik asjad kodeerime lahti. Mul on list tehtud, kus on päris palju, palju on veel nägemata. Ja mõnda ma tahaks uuesti vaadata. Väga, väga lahedad filmi. Ja list on kuskil sul olemas või? Ja see on, praegu ma ei saa kätte, aga teises ordas on. Ma vahet ei ole praegu. Aga jah, selle asja võiks ära teha. Et kas me vaatame nüüd eraldi või vaatame nüüd koos või... Või ei vaata.